hüppame nüüd saunast hoopiski transpordivaldkonda ja kohe räägib siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium lähemalt sellest, millised transpordiinvesteeringud on kavas, millised raudtee, maantee investeeringud meie elu kohe paremaks hakkavad tegema. Ja Indrek Kailan Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist saab kohe mikri külge ja kohe räägib siis lähemalt. Panin ennast laadima. Nagu eelkõnelejaga siin rääkis, et tal on mureks CO2 ja kliima, et siis meil ka. Et transpordis popp teema. Et pea kõrgusel oleks siis puhas õhk ja kliima oleks kõigile nii-öelda meeldiv. Nii, aga struktuuritoetused siis transpordi vallas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist olen Indrek Kailan. Võib-olla enne, kui lähme nende investeeringute juurde, mida me siin transpordis sellel uuel perioodil saame teha, siis natukene taustast ka, et selleks, et üldse transpordis pikaajalisi investeeringuid teha, selleks on vaja plaani. Ja sellega me tegime siin tööd eelnevad mitu aastat, et saada uue transpordi ja liikuvuse arengukava osas valitsuselt kinnitus, see kokku panna ja Eestile nii-öelda siis korralik plaan teha. Et nüüd esmakordselt, kui varasemad transpordi valdkonna strateegiad on olnud, ütleme, 7-8 aastased, siis me tegime selle 15-aastase, kuna transpordi investeeringute planeerimine ja kõik see elluviimine võtab nii palju aega, et 7-8 aastat on liiga vähe. Ja tegime seda ka esimest korda selliselt, et kaasasime siis rahvusvaheliselt eksperte, kes aitaks ka meil Eestis siis niisuguseid fookusi paremini seada. Ja miks me asju siis transpordis teeme või millest me lähtume? Lähtume siis 15-aastasel perioodil sellest, et meil on eesmärgid. Nendeks on CO2 vähendamine transpordis, energiasääst transpordis. Sellega seondub erinevad säästvad liikuvused ja nende arendamine, ehk siis reisirongiliikluse arendamine, linnades ratta, jalgsi, ühistranspordi arendamine. Ja mis selle vastu räägib ja omamoodi nagu selline vastuoluline nii-öelda eesmärk on Euroopa ees võetud suurte maanteede arendamine. Aastaks 2030 need peavad valmis olema. Me räägime lõikudest Tallinnast Pärnusse ja Tallinnast Tartusse ja sealt edasi piirile. Et ideaalis need peaks olema 2+2 maanteed või vähemalt eri tasandis. Et komisjon tahab siin näha väga sellist ohutuse nii-öelda temaatikat esile tõstetuna, mis on ka täiesti loogiline. Nüüd, kui otse edasi rääkida sellest, et mis rahakotid meil siis nende asjade tegemiseks on ja just siin Euroopa Liidu vahendite osas, siis esimene rahakott punase ovaaliga ümber tõmmatud 96 miljonit eurot suuremate linnapiirkondade säästev liikuvus. Nii, mis selle 96 miljoni sees siis plaanis teha on? Et esimene suur sekkumine, mida me tahame ellu viia, on siis 3 suuremas linnas rattateede põhivõrgustiku arendamine. Ehk siis, et mida me täna näeme, kus kohas Eesti on mitu sammu tagapool teistest edukatest arenenud linnadest nii Põhjamaal kui Euroopas, on see, et meil on ratta kasutus tegelikult päris hoogsas kasvus, samuti mikromobiilsus, aga mis hakkab nii-öelda jalgu jääma on ohutus, eriti kasvab selle rattakasutuse nii-öelda kasv on näha siin ja mikromobiilsuse kasv on kesklinnades. Erinevad teenused tulevad turule, see tähendab seda, et see kasutus kasvab, ohutuse temaatika on veelgi tähtsam. Mis me järgmise etapina näeme, tuleb selline mikromobiilsuse kaubavedu võib-olla ka kesklinnadesse. Võib-olla see ei tule aasta-2 pärast, aga selline 5-aastases vaates on see teema. Ja kõige selle jaoks on vaja siis kesklinnades arendada eraldi rattateede või siis nii-öelda selle mikromobiilsusele võrgustikku, mis oleks ohutu ja kasutatav.
Ja selleks on 40 miljonit eurot, sinna kohalikud omavalitsused peaks juurde panema 30%, see tähendab, et projektideks on umbes 57 miljonit eurot. Need KOV võib nii-öelda juurde rohkem ka panna raha, saab suuremad projektid, aga see on nagu miinimumnõue. Ja selle meetme või õigemini selle rahakoti jagunemise ja projektide nimekirja me tahaks saada lukku järgmise aasta alguseks. Läbirääkimised 3 linnaga on käimas ja see teema on nii-öelda kõikide linnapeadega ja valitsuse juhtidega arutelu all. Eesmärk on siis rattakasutuse kasvu saada Eestis tööle tagasi 10%-ni. See ei ole midagi erakordset. Näiteks Soomes on see juba 10% igapäevasest liikumisest ja nende eesmärgid on veel suuremad. Teine suur tükk, Tallinna trammiliikluse selle arendamine. Et miks me räägime eraldi Tallinnast ja sellisest eraldi sekkumisest või 40 miljonist Tallinnasse, on see, et 50% kogu Eestis toimuvatest sõitudest toimuvad Tallinna-Harju regioonis. See tähendab seda, et ka erinev saaste tekib siin 50% hulgas kogu transpordis. Seega siin regioonis selline suurem fookus on seetõttu just põhjendatud. Ja trammiliinide pikenduseks siis 40 miljonit eurot planeeritud sellele samuti. KOV paneb juurde 30%, saame selline 57+ miljonit eurot. Ja Tallinnal on praegult siis käimas töö nende liinide osas, mis ta plaanib siis selle raha eest ellu viia projektide näol järgmise 7-8 aasta jooksul. See roheline võrk seal kaardil on siis see, mis praegult on olemas trammiteede näol ja sinine on siis see, mis ühe uuringu raames on kaardistatud kui potentsiaalselt kõik trammiteede arengusuunad Tallinnas. Minu teadaolevalt Tallinna 3 nii-öelda suuremat prioriteeti praegult on trammitee pikendamine siis, mis ta on, Järve keskuseni. Teine on Liivalaia tänavale trammi viimine ja kolmas on siis Stroomi rannani trammi pikendamine. Et need on praegult kõige nii-öelda potentsiaalsemad. See, mis lõpuks nii-öelda otsustatakse, eks selgub nii-öelda poliitilistest valikutest. Ja siis on veel üks rida 16 miljonit eurot selle sekkumise sees, erinevad ühistranspordisõlmed, tunnelid. Mis me sellega tahame teha, on suurendada sellist jalgsi rattaga liikumise potentsiaali, kasvu toetada ja ka ohutust. Ehk siis, et näiteks linnades, kus raudtee lõikab linna pooleks, ei saa raudtee alt läbi, peab väga pikki ringe kõndima, et see inimese nii-öelda jalgsi rattaga ligipääsetavus oleks parem ja selliseid projekte toetada. Ja sinna samamoodi 30% KOV juurde või projektipartner, kes ta iganes on. Ja tuleb seal circa 20 miljonit pluss eurot projektideks. Nüüd järgmised suuremad tükid, 342 miljonit keskkonnasäästlik transport ja siis maanteetranspordi arendamine 159 miljonit eurot. Räägime siis kõigepealt maanteedest. Kui ma korra lähen tagasi eelmisele slaidile, siis proportsioonid, et kui varasematel perioodidel on olnud alati suurem fookus maanteede arendamisel, siis mida aeg edasi ja see periood väga hästi näha, mis on tulemas, väga suur fookus on hoopis keskkonnasäästlikul transpordil. Ehk siis maanteede arendamine tõmbab kõvasti allapoole komisjoni vaates sellist olulisust ja fookus on just tulenevalt kliima, CO2 kõikidest nõuetest keskkonnasäästlikul transpordil. Ja see väljendub ka selgelt investeeringunumbrites. Aga maanteedes siis, nagu ma enne ütlesin, meil on ka nii-öelda kohustused need suuremad maanteed valmis saada 2030. aastaks. Selge on see, et 159 miljoni euroga me seda ei tee.
Sinna lisandub loomulikult riigi kaasfinantseering, 15%, on ju, ma ei tea, mis ta siis teeb seal, mingi 180 miljonit eurot, on ju. Aga sellega me saame enamasti panustada Tallinn-Pärnu maanteesse, mõningatesse lõikudesse ja natuke ka Tallinn-Tartu maanteesse, on ju. Ja väga selge sõnum on ka siin olnud kogu aeg valitsusele see, et kui me tahame neid tegevusi ja nii-öelda siis võetud kohustusi lõpuni nagu täita aastaks 2030, siis Euroopa Liidu rahast ei piisa, meil on vaja täiendavaid vahendeid, on see siis mingisuguse laenu näol või PPP projektide näol vastavalt poliitilisele huvile, on ju, ja sellel on vaja nagu väga jõulist lisarahaga sekkumist. Natuke kaardist ka, et seal on erinevad värvijooned, oranžid, siis on rohelised, sinised ja nii edasi. Võib-olla alati tekitab küsimusi, et mis see oranž tähendab, et seal on ju 2+2 teed, miks ta valmis ei ole, sest et oranžiga on just tähistatud see, et vajab ümberehitust. Selle mõte on siin pildil see, et näidata, et selles lõigus ei ole tee viidud eri tasandisse seal maanteel. Ehk siis, et näiteks kui vaadata lõiku Vaidast põhimõtteliselt Mäoni, siis see on märgitud rohelisega. Seal on ju sõites näha, et seal on eritasandised ristmikud, aga see oranžiga joon tähendab seda, et need on eritasandisse viimata ja seal on see ohutuse küsimus nii-öelda. Ja kõik need sinised jooned on siis tähistavad seda, et kas on eskiis olemas või on see vastavalt siis töösse võetud see eskiisi tegemine. Ja mis siis on roosad, on siis ehituses lõigud ja rohelised on siis valmis. Ja punktiiriga on siis eriplaneeringuga. Nüüd sellest keskkonnasäästlikust transpordist. Seal on ju 342 miljonit eurot, sinna ka lisandub 15%, aga kuidas see ühtekuuluvusfondi raha jaotub, on nagu te kindlasti läbi ajakirjanduse või uudist olete kuulnud, Tallinnast Tartusse ja Narva on plaan ja teostamisel see plaan siis raudtee elektrifitseerida, samal ajal tõmmata kurvid sirgeks, et seal oleks võimalik sõita 160-ga. Ja see annab meile siis seda, et meile tulevad need linnad lähemale. Tartusse saab põhimõtteliselt tund 30-ga, Narva tund 45-ga, kui need projektid on tehtud. Et päris suur vahe. Kuigi võib ju alati mõelda nii palju, kui ma olen rongiga Tartusse ja Narva sõitnud, et ma ära siin midagi ütled üks kord, ma olen väga palju sõitnud. Et tegelikult rongis on nagu mugav istuda, seal saab tööd teha ja see aeg läheb kiiresti, et sul on nagu igatepidi on see kasulikult kasutatud aeg, aga ikkagi tähtis on lühemad ühendusajad, kiiremini kohale jõudmine ja sealt tekib ka see suurem sünergia nende erinevate toimepiirkondade vahel. Nii. Ja teine võib-olla suurem muutus tähistaks seda, et seal viimane lõik see Tallinn-Viljandi rekonstrueerimine, sealhulgas möödasõidud, mõni on võib-olla seda projekti näinud siin mitu perioodi juba loksumas ühest perioodist teise, aga eesmärk on see, et kuna Tallinn-Rapla vahel on ühe rööpapaariga raudtee, siis sealt ei ole võimalik tipptunni ajal ronge üksteisest nagu mööda sõidutada. On mõte siis teha sinna möödasõidukohad, et saaks seda rongiliiklust seal tihendada ja pakkuda paremat ühendust selle linna lähipiirkonnaga. Ja miks see eriti aktuaalne on see Tallinn-Viljandist, et kui me ostame uusi ronge, 16 rongi, need tulevad nendele uutele lõikudele teenindama siis Tartut ja Narvat, elektrirongid, Škoda omad, siis meil jääb praegusest pargist, kus neid samu linnu teenindavad ju need Stadler, Flirdi porgandid, seda rongiparki jääb üle ja siis me saame seda kasutada teistel liinidel tihendamiseks. Et mängime nagu seda plaani ümber, võimaldab pakkuda paremat teenust,
kiiremat teenust, tihedamat teenust ja inimestele muutub see rongisõit veelgi atraktiivsemaks. Selle rongide soetamise raha ei ole meil siis planeeritud struktuurifondide rahast, vaid see on moderniseerimisfond ja CO2, need on teised allikad, aga kuna see on üks osa pildist, siis ma tõin ta siia ühe slaidina välja. Nii, ja siis sellest 342 miljonist toetame ka Rail Balticu arendamist, et Rail Balticu terminale Ülemistes ja Pärnus. Loomulikult nende terminalide hinnad ei ole 41,5 miljonit eurot, vaid palju rohkem, aga mingisuguse terminali tüki osa väljaehituse toetamist me saame selle raha eest teha. Ja teine suur pidepunkt on Rail Balticu kohalikud peatused, et samamoodi ühtekuuluvusfondist siis toetame seda ja siia nendele summadele tulevad jälle riiklikud kaasfinantseeringud juurde. Ongi läbi. Aitäh! Indrek, kas on küsimusi? Nii. Kõik ootavad põnevusega, et saaks juba sõita kiirete rongidega. Viljandis oli küsimusi ja Pärnus oli ka. Küsiks, kas veetranspordi jaoks üldse mingit meresaartega ühendust sellist asja ei ole transpordi arengukavas nüüd või struktuuritoetuste valikus üldse olemas? Tegelikult on hea, et see küsimus tuli, et 9,5 miljonit eurot on planeeritud saarte, liinide, sadamate kliimakindlaks muutmiseks, aga see tuleb läbi Keskkonnaministeeriumi rahastus. Et ma isegi ei tea, kuidas see siin praegu üles ehitatud on, kas Keskkonnaministeerium ise seda räägib või ma ise peaks seda rääkima. Aga kuna küsimus oli, ühesõnaga raha on 9,5 miljonit, just eile istusime saarte liinidega koos, nad tutvustasid oma projekte. Neil on plaanis siis näiteks Kihnus kaitsemuuli rajada, mõtlen, mis seal veel oli, Heltermaa Rohuküla sadamates kaitsemuule teha ja oli Ringsu sadamas oli ka üks kaitsemuul. Ehk siis, et mõte on see, et kliima muutub, tormid aina lähevad ettearvamatuks, suuremaks, jõulisemaks, laevade ühenduskindlus peab selle juures säilima ja investeeringud selleks, et sadamad need tormid ära ei lõhuks, laevad saaks sõita, paremini väljuda ja sadamasse saabuda, et seda kindlust kõike suurendada. Et see on plaanis. Ja nende projektide kogumaksumus oli vist 15 miljonit eurot, et see 9,5 miljonit on see Euroopa Liidu poolne toetus ja saarte liinid ise paneb sinna päris suure hulga raha juurde, et ei ole mingi 15%, aga 3,50, vaid ikka 5,5 milli. Nii, aitäh. Ja seal keskel on üks küsimus. Janne, kuulan sind. Kohe saab mikrofoni ka kohale. Nii. Ära Tallinna kohta küsi. Võtke mikrofon ka, olge hea. Et äkki sa lihtsalt räägid, miks eelmine periood oli meil omafinantseering 15% ja nüüd te nagu räägid kogu aeg 30%. Millest need erinevad kaalutlused tulevad? Pinginaaber vasakul käel just ütles, et Tallinn on nii palju rikkamaks saanud vahetunni ajal, et me tõstsime seda protsenti. Aga ei, tegelikult nali naljaks. Mida me tahame saavutada võib-olla selle protsendi tõstmisega on see, et esiteks tuleks rohkem läbimõeldumad projektid läbi selle omafinantseeringu väikse suurenemise. Siis kohalik omavalitsus mõtleks need prioriteedid täpsemalt läbi, sest et kui oma panus on valusam, siis on ka projektid paremad, on üks asi. Ja teine asi on see, et kui me küsime natuke rohkem oma finantseeringut, siis me saame rohkem asju koos ära teha. Et win-win. Nii, ma näen, et rohkem küsimusi ei ole. Siis me jääme ootama neid ilusaid transpordiinvesteeringuid ja paremaid ühendusi. Aitäh sulle, Indrek! Mina ka, aitäh!